Ei möödu vist päevagi, kui uudistes ei räägita või inimesed omavahel ei kiruks kütuse hinda. Aga oleme ausad, selliseid numbreid me ei ole ka ammu näinud. Jah, tõepoolest, see, kus me täna oleme, on ütleks, et uus normaalsus ja kahjuks see normaalsus on selline, kus kütusehinnad on väga volatiilsed, Lähis-Ida sündmused on eskaleerunud, kohatine relvarahu tõi meile mõningase postihinna languse, mida tegelikult on näha ka üle Eesti, kus siis kütusehinnad langesid 20–25 senti varasemast tasemest. Aga reaalsus on see, et see relvarahu oma põhieesmärki täitnud ei ole ja eskalatsioonid jätkuvad. Selleks, et me näeksime paari kuu taguseid hindu, peaks realiseeruma mitu aspekti. Üks on siis see, et maailma kütuseturu hind langeks sõjaeelsel tasemele ja püsiks seal ka pikka aega. Kui ma ütlen pikka aega, siis ma pean silmas siin vähemalt 3-4, võib-olla isegi kuni 6 kuud. Siis me näeksime kindlasti juba püsivalt neid samu kütusehindu, sest et tegelikult kõik kütuse ostjad või tanklaketid ostavad ikkagi kütust maailmaturu hinnaga ja see on viimase 3 päeva keskmine. Ehk siis kui 3 päeva tagasi oli kütusehinna langus, 2 päeva tagasi see tõusis ja 3. päeval jäi see samaks, siis see kütuse hind ei saagi tegelikult muutuda. Meie väljavaated on sellised, kus me näeme, et inimesed selgelt planeerivad täna oma sõite. Kindlasti võitjad on need, kes siis nagu mitmekesistavad oma energiaportfelli, kes ei istu ainult ühe näiteks sõiduki otsas, kaaluvad kas pistikhübriidi, elektriautot. See on täpselt sama paralleel nagu kodus elektritarbimisega. Need, kes istuvad ainult börsipaketil, need nägid aasta alguse väga kõrgeid hindu. Need, kes on paindlikul paketil või fikseeritud, need selgelt võidavad, kui neil on ka päikesepaneelid, aku, aitavad optimeerida oma kodust tarbimist, siis tegelikult nemad on võidus. Nad on teinud teadlikult otsuseid. Nüüd, kui on pereisa, kes omab 1 või 2 sõidukit, siis ka nende osas tuleb teha sisulisi otsuseid ja kriitiliselt üle vaadata oma sõidukipark ja võimalusel siis säästlikumate variantide peale üle minna. Et kui kütusehind, täna on ta pisut üle 2 euro siin diisel, kui võtame ümmarguse numbri 2 eurot, siis 54% sellest on maailmaturu hind. Üle 41% on aktsiis ja siis käibemaks. Ehk siis esimest osa, ehk siis maailmaturunda meie ei saa mõjutada, küll aga riik saab maksude näol aktsiisi ja käibemaksu muuta, nii et ajutine või tähtajaline maksuleevendus kindlasti tooks väga suure abi iga lõpptarbijani, kusjuures seal mitte ainult auto omanikele, vaid ka tegelikult nendele, keda mõjutab ühistransport, toit, tooted, teenused, et tegelikult see hind jõuab lõpptarbijana väga selgelt välja. Kui kõrgeks need hinnad võivad tõusta, kus see piir võib joosta? Käesolevas olukorras on seda raske ennustada ja see on üks väga tänamatu töö. Kui Lähis-Ida sündmused peaksid käesoleva seisuga veel eskaleeruma, siis on võimalik, et me näeme suuremaid ja kõrgemaid hindu kui neid, mida me täna postihindades oleme näinud. Isiklikult usun ja loodan, et siiski mingisuguse lahenduseni jõutakse ja see mingisuguse rahu ka siin kütushindade turul toob.